Tere hommikust, täna on laupäev ja üle mitme päeva saime me nüüd toast välja põhimõtteliselt, sest et siin on viimane nädal ainult vihma sadanud ja täna on esimene selline päev, kus näitab reaalselt, et päike paistab terve päeva. Muidu eelnevad ilmad on kõik sellised olnud, et 5 minutit päikest, ma ei tea, paar tundi vihma, jälle korraks päike ja jälle vihma, hästi selline muutlik. Meil on kõik mingid pildistamised ja asjad pidanud ootama. Tänasega ongi siis niimoodi, et me nüüd hommiku vara hakkasime juba Malaga poole sõitma, et seal üks pildistamine teha. Siis pärast seda liigume Esteponasse, siis ongi juba kell põhimõtteliselt õhtus ja vaatame, mis sealt edasi. Meil tegelikult tulevad täna Eestist ka külalised, kellele me siis õhtul peame lennujaama vastu minema. Seega täna tuleb selline väga tegus päev. Esimese pildistamisega oleme ühel pool ja nüüd liigume edasi mitu kilomeetrit? 80 kilomeetrit järgmisse kohta pildistama. Aga enne seda me jõuame lõunat süüa, seega ma otsisin mingi väikse kohviku välja ja pärast lõunasööki siis toimetame edasi. Ja meie lõuna, kohv ja sai. Loomulikult see koht, mis ma välja otsisin, oli kinni, seega me pidime jooksvalt ruttu otsima mingi uue koha, nii et võtsime täitsa suvalt tänavalt, astusime ühte kohvikusse sisse. Sai on hea, aga me oleme siin paremat saanud. Kohv on ka selline tavakas ja midagi erilist. Jõudsime nüüd vahepeal kodus ära käia, natuke sõime midagi ja nüüd tulime korra tankima ja Rain tahtis veel auto ka puhtaks pesta. Pesulasüsteemid on siis suht sarnased nagu Eestis, on need isepesulad ja siis on nii nagu bensiinijaamades on need, mis sarjadega ise ka pesevad. Suht sama süsteem nagu Eestis, aga minu arust oli päris palju soodsam see ise pesemine. Ma pärast võin Raini käest üle küsida, aga muu meelest oli soodsam kui Eestis. Ja siis lähmegi lennujaama poole. Pärast seda lähme kuskile välja õhtust sööma. Vaatasin jällegi mingid kohad välja. Plaan on mereande minna sööma. Eks siis paistab, kas me saame kuskile istuma, kas on lahti need kohad, mis ma välja vaatasin. Nii et jah, selline väga-väga tegus päev. Kell on praegu 7 ja vaadake, kui mõnus valge meil veel õues on. Ja tegelikult siin ongi iga hommik läheb aina varem valgemaks ja iga õhtu on pikemat aega valgem ka. Nii et üli mõnus. Pesula hindade kohta Rain ütles, et tavaliselt kui tal Eestis läheb mingi 6 või 7 euri kiire mingi pesuga, siis siin läheb tavaliselt selline 2,50. Nii et soodsam. Mul tuli meelde eelmise vlogi küsimus ka, et kui pikka aega see postkaart siis läks Vaalilt Eestisse. See õige vastus oli 8 kuud. Vanaema sai reaalselt oktoobri lõpus selle vist kätte, tal on märtsis sünnipäev. Mul oli ammu meelest läinud, et ma üldse midagi saatsin. Praegu siis lähme lennujaama poole. Ja me oleme nüüd uues päevas, pühapäev on käes. Nagu ma mainisin, siis meil tulid külalised. Külalised on Raini vanemad. Aga me tulime nüüd tegelikult väiksele ekskursioonile kohe siin pühapäeval. Sellises kohas nagu Ronda. Ma ühes vlogis näitasin ka Rondat. Ilm on jälle selline, et natuke tibutab ja veits jahe on siin. Meil vähemalt hommikul päike paistis meie linnakeses, aga me vaatame nüüd veits siin ringi, siis teeme mingi söögipausi ja siis me käime siin Ronda lähedal veel ühes linnakeses, mis on ka päris äge. Nii et seal ma ka kindlasti näitan midagi.
siin nii kõvasti lihtsalt vihmasadama, nii et me jookseme nüüd oma autoni. Me saime auto kuskile selle linna äärde parkima, nii et issand aina kõvemini hakkab seda. Igatahes me hakkame nüüd kodu poole tagasi sõitma. Kiirustame hommikust sööma, sellepärast et täpselt kui me õue astusime, hakkas vihma sadama. Ja meil on veits jalutada hommikusöögi kohani. Aga eilne päev põhimõtteliselt lõppes nii, et me jalutasime veel siin kodulinnas ka. Sõime õhtust ja kuna liikumist oli nii palju, siis kõik vajusid suht varakult magama ära. Ja täna, kuna näitaski vihma, siis plaan on minna kergele shopping-tiirule. Me lähmegi jälle sinna suurde keskusesse, La Cañadasse ja vaatame, võib-olla käime seal outlet linnakus ka. Let's go! Ja meie hommikusöök, siin suured kohvid ja saiad. Me tulime nüüd siia La Cañada keskusesse, vaatame siin ringi ja kuna ilm on nii kehv, nagu ta on ja ta näitab terve päeva sellist ilma, siis ilmselt me oma sellise mõnusat mitu tundi siin veedame nüüd, sööme lõunat ja me käisime vahepeal kodus ja tegime seal ühe huvitava asja, nii et tuli üks selline eksprompt mõte, nii et homme õhtul näete, mis juhtuma hakkab. Tada! Me oleme lennujaamas. Me lendame kuskile, aga seda, kuhu me lendame, näete juba hommikul, nii et hommikuni. Eile öösel Maspalomasesse. Me tulime siia siis 2 päevaks. Meil on siis 2 ööd ja 2 täispäeva. Ja tollel hommikul, kui me istusime hommikusöögilauas, hakkasime täitsa suvalt rääkima sellest, et Hispaanias on ju veel Kanaari saared ja Tenerife. Siis me jõudsimegi oma jutuga seal hommikusöögilauas kuidagi nii kaugele, et vaatame, mis seal ilm on ja palju lennupiletid umbes maksavad Hispaaniast, Malagast siia Gran Canariale. See läkski siis nii kaugele, et me kunnisime lõpuks need piletid, majutuse ja siin me nüüd oleme siis üleeile ostetud lennupiletitega täna Gran Canarial. Kõik see sai sellest ikkagi alguse, et meil seal oli nii kehv ilm, siin näitas vähemalt ilmateade päikest ja praegu on kell vist 10 hommikul, me tulime söömast ja tõesti nagu päike on mõnus. Veits on tuul, aga nagu on päike ja saab reaalselt päevitada. Ja ma loodan täiega, et nüüd homne päev on ka ilus ja saab siin veidi ringi vaadata. Meil on siin üks mingi väike kassik ja kohalik majutuse kass, kes siin uilgab. Aga me siis veedame oma 2 päeva siin. Põhieesmärk oli ikkagi see, et vihma käest ära saada. Homme õhtul me lähmegi siis tagasi viimase lennuga, niimoodi, et me oleme Malagas kell 12 öösel. Raini vanematel on siis reede ja laupäev ka veel terved päevad, nii et me saame siis meil Malaga kandis ka nendega ringi vaadata. Meie majutus näeb siis välja selline, siin on ühesõnaga kõik need tornid on eraldi toad. Meie oleme seal või olime seal. Ja kõigil on selline väike rõduala, kus saab istuda või selline miniterrass ja 2 tuba siis. Ja siin on päris palju neid majakesi. Siin on 2 basseini ja selline, ma ei tea, kas see lastebassein või mullivann seal. Aga üli mõnus, sest päike paistab. Nii et me hakkame nüüd oma päeva siin nautima. Kuna meil on siin ikkagi tõeline puhkus, siis me ostsime Raini emaga loomulikult väikse mulli. Ma arvan, et see on piisavalt külm, et seda maitsta. Õnneks siin on jääd ka, nii et ma pean kahjuks kruusi valama siis. Pole hullu.
söömiseks. Tulime nüüd täitsa ringi kõntima ja tulime liivatüünidesse, mis on meil kodust umbes, ma ei tea, peaaegu tund aega vist kõndisime siia. Vahepeal on päike ära läinud ja tuul on tulnud, aga üli äge. Ronisime nüüd veits siia üles poole. Siit on veel väga vaade, aga kuna see tuul on nii kõva, siis liiv meil on natuke õhtusöögini aega, sest meil see õhtusöögikoht tehakse kella 6 lahti ja siin selle toidukoha kõrval oli mingi keskus, mingi Jumbo keskus ühesõnaga. Ja see on reaalselt selline asi nagu üli suur, väga aegunud. Põhimõtteliselt, kes teab Rakvere tsentrumit, siis see on, ma ütleks, et see Rakvere tsentrum ainult, et mingi 20 korda suurem lihtsalt. On ülisuur, aga siin pole nagu ühtegi sellist normaalset poodi, kuhu minna. Nii et me jalutame siin veitsa ringi, teeb aega parajaks. Ja siis lähme juba õhtust sööma. Meil läks õhtusöögiks, tulime pizzat ja pastat sööma. Õues on täiega küll tuul niimoodi möllab. Joome siin rahulikult hommikukohvi. Meil on siin väikese terrassike. Meil ongi nüüd tegelikult nii, et kell 11 me peame siit välja minema majutusest. Aga me saame basseini ääres olla, nii et õnneks meil ei olnud ju suured pagasid ega midagi, väiksed kotikesed ainult. Seega me vedame mõned tunnid siin basseini ääres. Ja siis lähemegi tegelikult, vaatame Natsa siin linna peal veel ringi. Kella 6 paiku me peamegi juba tegelikult lennujaamas olema, seega me jõuame siin ilmselt lõuna ära süüa. Ja siis vaatame, kuidas see päev meil kujuneb. Aga täna siis me jõuame umbes keskööpaiku Malagasse tagasi. Ja siis Raini vanematel ongi veel 2 päeva jäänud siin Hispaanias puhata. Nii et vaatame, mis me ülejäänud 2 päevaga siis teeme. Täna on õnneks päike, aga vahepeal tuleb pilved päikse ette ja tegelikult on tuuline ka. Eile õhtul oli täiega kõva tuul. No, me tulime suht lõdisedes tagasi sealt söögikohast. No, me kõik suht ära kärsunud. Täna võin ainult vist kõhuli olla, et seljale päikest võtta. Aga me siis joome oma kohvid ära ja siis lähme veits vedelema basseini ääres jälle. Me tulime siia, selle nimi vist oli Playa de Ingles. Tulime siia jalutama, mõnus rannapromenaad, all on siis rand. Ja täna näitab täitsa 29 kraadi päikse käes, mega soe. Veits tuuline on, aga muidu väga mõnus. Ühesõnaga sellest Maspalomasest nii palju, et meile tundub natuke liiga selline turistikas ja võib-olla natuke aegunud ja iganenud linnake. Me muidugi ei võtnud ka autot ega midagi, et kuskil rohkem ringi käia, sest me olime ainult 2 päeva siin ja põhieesmärk oli ikkagi sooja päikse kätte saada. Aga pigem mis siia tagasi tuleks, siia konkreetselt Maspalomasesse siis. Siin on väga palju vanainimesi ka, praegusel hetkel vähemalt. On ju, see linn on nagu täis pigem ainult vanemaid inimesi. Ma ei tea, kas siis puhkavad või nad elavad siin või. Ja hästi palju selliseid suuri turistihotelle on ka siin, nii et mitte meie vibe võib-olla. Me praegu jalutame veits siin promenaadid ringi ja siis hakkame sättima juba lennujaama poole. Lennujaama jõudnud. Tee peal hakkas vahepeal muide vihma sedama, nii et meil täiega vedas selle ilmaga, ma ütleks. Ma hakkan nüüd seda vlogi lõpetama, nagu te aru saate. Nii et oleme juba järgmisel korral. Tšau!